Mul oli probleem. Ma tegelesin oma fotograafia ettevõtte arendamisega, õppisin ülikoolis psühholoogiat ja mitu vabatahtlikku projekti oli korraga käsil. Aga ma tundsin et asjad ei edene nii hästi kui võiks. Olulisi ülesandeid tundus alati liiga palju, stress kasvas ja ma olin lihtsalt väsinud. Ja ma arvasin, et probleem on lihtsalt selles, et aega on vähe. Aga ma eksisin. Ja võib-olla teed praegu sina sama vea. Sa tunned samamoodi kuidagi, et sa oled üle töötanud, väsinud, stressis, sest et päevas on lihtsalt liiga vähe tunde. Võib-olla ei ole asi nii hull, aga sa tegelikult tead, et sa raiskad oma potentsiaali. Ja lõpuks ma mõistsin, et meil on kõigil võrdselt 24 tundi, aga kõik need tunnid ei ole võrdselt produktiivsed. Ja põhjus on loomulikult selles, et meie energiatase ei ole ühtlane, vaid see muutub päeva jooksul. Ja kui sa tahad teada, mida ma lõpuks avastasin, mis aitas mul siis päeva kõige olulisemad ülesanded tehtud saada ja tunda samas värskena ennast õhtul, siis vaata edasi. Ja video lõpus ma annan sulle võimaluse kaardistada enda energiatsoonid, et sa saaksid samamoodi päeva maksimaalselt ära kasutada. Autor Carey Nieuwhof on kokku pannud väga lihtsa, aga ülimalt kasuliku energiatsoonide jaotuse. Esiteks, ajuuuringud on leidnud, et meil on tegelikult iga päev ainult 3-5 tundi, kus meie energia on päriselt tipus ja me suudame teha oma parimat tööd. Me oleme siis fokusseeritud, me oleme tähelepanelikud, me tunneme end hästi. Ja Carey Nieuwhof kutsub sellist aega roheliseks tsooniks. Ja väga paljude jaoks on see hommikune aeg kuni lõunani, samas öökullidel võib see olla hoopis pärastlõunal või hilisõhtul. Ja minu jaoks roheline tsoon on kella 9-12. Ja teiseks on meil päevas 1-2 tundi, kus meil on tunne, et peaks korraliku hulga kofeiini tarbima, et üldse ärkvel püsida. Või siis lihtsalt magama minna. Ja selles tsoonis on meie keskendumine väga halb. Tähelepanu hajub ja me ei suuda üldse teha kvaliteetset tööd. Kõige raskem aeg produktiivsuse mõttes. Ja paljudel inimestel on selline aeg pärastlõunal kella 2-3 paiku. Ja seda me nimetame punaseks tsooniks. Ja minu jaoks on üldjuhul punane tsoon kella 3-st. Ja minu jaoks üldjuhul punane tsoon on kella 3-st kella poole. Minu jaoks üldjuhul punane tsoon on kella 1:30-2-3. Ja kolmandaks, ülejäänud aeg päevas on siis kollane tsoon. Sel ajal on energiatase keskmine, see ei ole täiesti all ega täiesti üleval. Loomulikult ei ole kõik päevad täpselt ühesugused, et töökoormus, uni, reisimine, haigused, toitumine, need kõik asjad mõjutavad sinu päevast energiataset. Aga vaatamata sellele, et kui sa elad vähegi mingi enam-vähem kindla rutiini järgi, siis sa saad üsna hästi oma igapäevased energiatsoonid üles leida. Ja kui mina sellest ise aru sain, siis läks põnevaks, sellepärast see andis mulle sellised konkreetsed mõtted, et kuidas oma päeva üles ehitada. Ja ma jagangi sulle nüüd iga tsooni kohta praktilisi ideid, mis aitavad sul energiat parimal viisil rakendada. Roheline tsoon on sinu parim aeg, mis tähendab, et selleks ajaks sa peaksid planeerima oma kõige olulisema töö. Ülesanded, mis nõuavad sellist sügavat keskendumist ja samas loovad kõige rohkem väärtust. Näiteks produktiivsusklubis ma kirjutan rohelise tsooni ajal uue videotsenaariumit või arendan kursuse konspekti. Pulmafotograafias tegelen arendusprojektidega. Hiljuti näiteks see, et kuidas automatiseerida pulmafotode töötlus tehisintellekti abil. Punane tsoon. Parem oleks, kui see ei peaks midagi tegema siis, aga sinna tasub panna sellised väga lihtsad tegevused, mis nõuavad vähe vaimset pingutust. Näiteks jalutuskäik, võib-olla midagi koristada natukene, kohvipaus, mõnus uinak. Mina teen teadlikult oma jooksutrenni täpselt punase tsooni tipus, sest see aitab mul niiviisi päeva uuesti käima tõmmata. Ja kollasesse tsooni sobivad näiteks kohtumised, kirjadele vastamine ja kõik muu jooksvat lahendamist vajavad ülesanded. Kui ma õppisin tundma oma energiatsoone, siis ma arvan, et suurim võit minu jaoks on olnud see, et ma tõesti kaitsen oma rohelist tsooni. Kohtumised, kohvipausid, juuksurid, hambaarstid, kui ma varem mõtlesin, et teeme need ruttu hommikul ära, siis nüüd need lähevad kõik pärast lõunasesse aega.
ja kontoris samamoodi olles varem ma mõtlesin nii, et ma vastan kiiresti meilid ära, teen mingid väiksed ülesanded eest ära, et siis ma saan asuda selle tõeliselt tähtsa ülesande juurde. Aga praktikas punane tsoon koputas uksele ja kõige olulisemad asjad lükkusid taas edasi, sest lihtsalt energiat ei olnud. Mis sa arvad, millal on sinu meeskonnas ühine roheline tsoon? Et kas see läheb võib-olla tegelikult raisku? Kas on koosolekud, kirjad, video üksteise segamine ja selle tõttu on keeruliselt päriselt olulisi asju tehtud saada? Me oleme selles teemas aidanud rohkem kui 100 ettevõtet ja kui sinu tiim vajab koolitust, siis kirjuta meile. Aga nüüd, nagu lubatud, on aeg kaardistada sinu energiatsoonid ja me oleme teinud selle võimalikult lihtsaks, nii et mine video kirjelduses olevale lingile, kus leiad siis vajaliku tööriista koos abistavate küsimustega, mis aitavad sul enda energiatsoonid kaardistada.